Tallinnas avati täna uus majandus- ja teeninduskolledž Avara. Kui seni said põhikooli lõpetajad valida kas gümnaasiumisse või kutsekooli mineku vahel, siis nüüd on neil täiesti uus võimalus. Uue nimega rakenduslik keskharidus on selline lahendus, mis kätkeb endas 4 aasta pikkust õpet, aga põhikoolist tulijad ei pea valima endale kohe spetsiifilist ametit, vaid saavad valida alguses valdkonna. Avara soodustab seda, et õpilased, kes ei tea veel täpselt, mida nad teha tahavad, aga ei soovi lihtsalt 3 aastaks gümnaasiumisse minna ja võib-olla seejärel sisuliselt ametialaste oskusteta tööturule sukelduda, et nad saaksid võimaluse panna ennast proovile, omandada teadmisi mingis kindlas valdkonnas, aga samas ikkagi piisavalt laias raamis, et hiljem valik teha, kas siis ülikooli minnes või otse tööle siirdudes. Aga kuulame, miks see Avara siis on nii hea, nagu räägitakse? Siin on väga palju rõõmsate nägudega inimesi. Mida sellise kolledži loomine tähendab Eesti haridusele üldiselt? Avara oma logoga tegelikult sümboliseerib seda, mida ma tahaksin vastuses anda, et ta on teenäitaja. Me räägime juba mõnda aega Eestis sellest, et meie haridus on väga akadeemiline ja me oleme väga tugevalt teadmiste usku, aga me võib-olla oleme liiga vähe olnud oskuste usku ja seda usku, et teadmisi peaks kombineerima oskustega. Ja nüüd on küsimus, et kus seda teha, mis tüüpi õppeasutuses ja milliste õppekavade läbi. Ja selle kooli loomine siin tegelikult on teenäitajaks, et hakata pakkuma neid õppekavasid, kus on tugev üldharidus, on juures tugevad oskused ja siit tuleb ka see uus mõiste rakenduslik keskharidus. Ehk et ma ütleksin, et selle kooli avamine on rakendusliku keskhariduse võidukäigu algus. Need numbrid protsentuaalselt, mille te siin ka välja tõite, kui palju võiks inimesi tulla rakenduslikku keskharidust omandama, olid päris ambitsioonikad. Kas see on natukene selline natukene nagu utoopiline eesmärk ka või kuidas teie seda näete? Ma tegelikult ei arva, et see on utoopiline ja võib-olla ma põhjendan ka miks, et kui me täna näeme, et meil tõesti läheb ainult veerand põhikooli lõpetajatest edasi omandama kutseharidust, 70% läheb gümnaasiumisse ja kui me vaatame, kui palju nendest noortest, kes gümnaasiumi lõpetavad, lähevad edasi õppima, siis julgelt 40% ei lähe edasi õppima. Nad suunduvad lihtsalt keskharidusega tööturule. Ja kui me mõtleme, et mis on täna tööturul see valuuta, mille eest ollakse valmis maksma, siis need on oskused. Ja need oskused on puudu pelgalt akadeemilise keskhariduse lõpetajatel. Ja kui me nüüd mõtleme, et meil täna läheb 20-25% ja see 40%, kes peale gümnaasiumit ei jätka õpinguid, ja kui me need 2 arvu kokku paneme, siis ma julgen arvata, et see 40 üldse ei ole utoopiline. Ma arvan ka 50 on täiesti tehtav. Milles seisneb Avara innovaatilisus? Miks on rakenduslik keskharidus parem, kui oli see vana nimega kutseharidus? No esiteks ma tahaks kohe öelda, et rakendusliku keskharidusse astumine on julge ja strateegiline otsus iga ühe jaoks ja siit saab nii oskused kui teadmised ja kõik uksed on pärast seda valla. Aga mis on võib-olla selline kõige olulisem muudatus on see, et kui varasemalt pidi iga põhikooli lõpetaja valima endale juba väga kitsa ameti, olen teadmata seda, et mida see amet tegelikult endast kujutab. Siis täna 4-aastaste rakendusliku keskhariduse õppekavadel saab õppija valida endale esialgu valdkonna, mida ta tahab õppima tulla ja pärast seda, olles juba sellesse valdkonna sisse elanud ja rohkemate teadmistega, saab teha teadlikuma valiku, millises suunas siis oma oskusi arendama hakata. See on võib-olla sellise rakendusliku keskhariduse kõige suurem muudatus, aga meie kolledž Avara, eks see põhituumik on see, et meil on võimalus võtta 3 kooli tugevused kokku ja teha sellest midagi väga võimast ja tulevikku vaatavat. Kuidas või mida te ütleksite nendele noortele, kes lõpetavad 9. klassi ja nad muidu valiksid gümnaasiumi sellepärast, et kutsehariduse maine on sellest ikkagi kehvem. Mida te ütleksite neile just selle Avarasse tuleku toetuseks? Ja, ma ütleksin iga põhikooli lõpetajale, et kui sa tahad haridust, mis annab sulle täpselt võrdsed võimalused, kas suunduda kohe pärast kooli tööturule või ülikooli, siis on majandus- ja teeninduskolledž Avara see, kus sa selle hariduse saad. Gümnaasiumi lõpetades on õpilasel tegelikult ainuke võimalus minna ülikooli, sellepärast et tööturuks ei ole tal piisavalt oskusi. Nii et rakendusliku keskhariduse lõpetajal on avatud kõik uksed.